nüüd, kui lumi on sulanud, siis ilmselgelt on juba tsiklimehed ajanud oma kaerattalised sõbrad garaažidest välja, puhtaks pühkinud ja hakkab ka võistlemine pihta. Ega siin pikalt enam pole. Kui päris aus olla, siis Eesti parimad pojad on juba käinud mööda Euroopat ja otsinud siin nii mõnigi kuu neid radasid, kus juba kannatab sõita. Et kui me quadracerite meestest räägime, siis Karl Robin Rillo minu meelest oli jaanuaris juba kuskil Prantsusmaal esimesi teste tegemas. Aga siiski, kannatab ka Eestis juba vaikselt? Kannatab. Selles suhtes, ütleme, lumi ei olegi takistus, psükene ebamugav, kevadine, paks, lägane, märg aeg, see on kõige ebamugavam. Nagu ma aru saan, siis te juba valmistute ka võistlushooajaks ja see tuleb vägev. Ja, Eestis on siis, kui me natukene sellest taustast räägime, siis Eestis on väga pikk ajalugu külgkorvidel ja sinna paralleelselt kõrvale siis on quadracerid kasvanud, et kui me vaatame just selle külgkorvi poolt, siis on Eestis toimunud tänaseks 25 MM-etappi, kõige esimene oli 97. aastal Sakus ja nüüd siis on 4 rajal olnud ja Karksi-Nuias sellel aastal 13-14 juuni, see on siis 5. rada ja 26. kord, kui maailmameistrivõistlusi Eestis korraldatakse. Aga paralleelselt siis senini on olnud quadraceritel Euroopa meistrivõistluste etapid, siis 2026. hooajast on seal ka muudatus tehtud. Võistlus on läinud sama promootori kätte, kes siis on siiamaani külgvankrite MM-i korraldanud ja ka see on maailmameistrivõistlusteks ringi nimetatud, nii et 2 maailmameistrivõistluste etappi ühel nädalavahetusel Eestis juunikuus saavad toimuma. Kui vägev see on? See on Eesti nii-öelda moto maastiku mõistes ikkagi väga erakordne sündmus, et kui tõesti senini on olnud MM ja EM kõrvuti siis need külkad ja quadid, siis sellist võistlust ei ole enne Eestis korraldatud. Ja kui me mõtleme ka selle peale, et meil hetkel külkades seal võib olla ma ei tea, on mõned poisid, kes suudavad top 10, top 8 sõita, siis quadracerites juba mainitud Karl Robin Rillo ja tema kõrval kindlasti Kevin Saar, kes nüüd mõned hooajad oli USAs, aga kes on ju mitmekordne Euroopa meister, ehk meil on 2 sõitjat, kes nii hooaja arvestuses kui igal etapil võiksid kindlasti poodiumil olla ja kui nad minu meelest viimane kord, kui Langel Euroopakate etapp toimus, siis oli ka nii, et Saar ja Rillo võtsid kaksikvõidu, nii et kodupubliku ees midagi sellist uuesti teha. Ja neile on järelkasvu veel. Me võiksime näha siin kodusel MM-il quadide poole pealt vähemalt 5 tugevat Eesti sõitjat pluss siis kogu maailma paremik. Juunikuuni on õnneks aega, poisid jõuavad veel harjutada ja jõuavad sinna poodiumit vallutada küll ja veel. Mitu etappi on sinna isegi aega, et tegelikult siin mõni nädal ja saab see hooaeg mõlemale distsipliinile nii külkale kui quadile Prantsusmaal alguse. Ja seal on siis veel Tšehhi, Saksamaa, Poola, midagi jääb sinna enne seda Eesti etappi veel, nii et nad saavad mõnusalt omal käe soojaks sõita, et siis Eesti publiku ees see kõige parem pingutus ja sooritus teha. Räägi mulle Karksi-Nuia rajast, milline ta on, mida ta pakub vaatajale näiteks? Karksi-Nuia rada on nüüd peakorraldaja Gert Variku käe all, kes on ise külgkorvi MM-i hõbedamees, teinud läbi päris suured muudatused, et kui me eksi, siis selline konfiguratsioon, nagu nüüd rada lõpuks valmis saab, siis seal ei olegi kordagi võisteldud, et rada on laiemaks, pikemaks tehtud, kindlasti vaatemängulisemaks, selliseid kaldes mõned kiired kurvid, suured hüpped, et vaataja, kes tuleb koha peale, see inimene, kes ostab pileti, näeks ikkagi sellist tõelist kiiret ja võitluslikku sõitu ja olenemata sellest siis, et kas see on seal mõni eelsõit kvalifikatsiooni näol, kus kindlasti tuleb parimad ajad välja sõita või siis need finaalid, mis saavad 14. juunil olema,
et selles mõttes, kes ilusti läheb Piletilevisse täna endale juba pileti ära ostab, siis esiteks, et see on soodsama hinnaga praegu veel, aga teiseks, kui sa tuled koha peale, siis sellel samal pühapäevasel päeval sa näed ära 4 MM-i põhisõitu, aga see ei ole kõik. Ega soovitan ikkagi tervest nädalavahetusest osa saada, sellepärast et laupäeva õhtusse meelelahutust, hetkel on meil välja hüütud ansambel Traffic, DJ-d, kenad naisterahvad Pätikiisude nime all, et lisaks siis nendele mootorratastele meelelahutust 2 päevaks, et on kindlasti selline asi, kuhu kogu perega tulla, sest et planeeritud on ka niisugust vanatehnikat kohale tuua ja näidata tõesti inimestele 2 päeval sellist motomaailma, avada seda neile rohkem ja me ise julgeme seda nimetada ikkagi motofestivaliks.